No tere, oleme siis täna jõudnud Sakku, kus me teeme 4-toalisest korterist väikse videotuuri ja näitame teile, millega tegu on. Et hetkel olen siin koridoris, minu selja taga on uks, isegi võib öelda topeltuks. Ja liigume siis korteri peale edasi, kohe paremat kätte jääb päris ruumikas ja suur elutuba. Maas on meil naturaalne parkett, mida ehk saab renoveerida, kindlasti ei anna. Vaade on meil siis selline ilus looduslik. Korter on meil läbi maja planeeringuga ja vajab ikkagi renoveerimist, nagu näete, aga iseenesest nagu toorik on ilus, puhas ja korralik. Et liigume siis äkki kööki, et minu mõte oligi see, et kui ühendada see köök ja elutuba, siis see korter oleks väga mõnus ja ruumikas. Et kui see sein siit vahelt maha võtta. Hea on see, et siin on olemas praegu meil pakettaknad, neid vahetama ei pea. Siis on meil siin eraldi WC, renoveerimist vajav ja eraldi vannituba. Et jällegi siin uuel omanikul mõttekoht, kas tahab jätta need eraldi või panna kokku. Küttesüsteemi torud on vahetamata. Siit on seda näha. Küll on aga vahetatud veetorud, mis on meil uued. Ja all on meil ka vaja vahetada juppkanalisatsiooni, aga seda näitame siis, kui me jõuame keldrisse. Siin on meil selline väiksem tuba. Ruutmeetrid ütleksin kuskil 7 ringis äkki. Vaatega siis maja otsa peale, kui nii öelda. Näete, seal on ka meil siis prügimaja, kus saate viia prügi. Siin on meil üks eraldi magamistuba, kus on väga palju kapiruumi. Näitan teile ka kapi sügavust. Et mis siin siis on, et ütleme siukene 60 centimeetrit vähemalt kapi sügavust. Et väga praktiline. Ja vaade siis siit poolt on meil maja ette, kus on ka parkimine. Et see asukoht ise on nagu Saku mõistes väga äge. Et näete, teil on nagu maja ees mets, külje peal mets ja põhimõtteliselt taga ka mets. Siin paraadnas on meil kokku 4 korterit. Ja see korter, nagu näete, asub siis esimesel korrusel. Ja siin ka viimane tuba, mis näeb välja selline. Kui ma siin seinte peale koputan, siis esmasel vaatlusel tundub, et see on meil kergsein, mida võib täitsa lammutada. Et kui keegi mõtleb siin ruumiplaneeringute peale. Iseenesest seisukord on selline, et elada saab, aga ilmselgelt on vaja renoveerida. Kindlasti mõtlete, kui suured on kommunaalkulud, siis nende suuruseks on meil talvel oli 220-230 eurot. Aga lähme vaatame ka keldrisse. Ja seda ruumi ei ole seal mitte vähe. Et trepikoda, viisakas korralik. Ja näitan teile ka elektrikilpi, et siin see maja sisene elekter on vahetatud. Küll aga on väga mõistlik panna korterisse uus elektrikilp. Ja näitan teile ka keldrit. Kui tavaliselt inimestel on üks keldriboks, siis siin on lausa neid 2 tükki. Ja kui me paneme need 2 siis tavakeldriboksi mõõtmetesse, on neid isegi 3 või enam. See on see esimene boks. Riiulid, potid, mis iganes siin kõik on. Ja näitan teile ka teist boksi, mis on siis, mis siin ruutmeetrid võib olla. Äkki 20 umbes, natuke peale isegi. Et ei ole väike, et asjade hoiustamiseks kindlasti on teil ruumi piisavalt. Näitan ka teile neid veetorusi, millest me ennem rääkisime. Siin on näha, et meil on uued veetorud, aga püstakuga on selline lugu, et siin on selle korteri püstak, mis on siin vana. Ja selle vahetus ei tohiks olla väga keeruline, et siin on tõesti väike jupp või ära vahetada. Mis on positiivne on see, et siin tuleb nagu uus püstak sisse. Ongi paslik lõpetada see video siin keldris.
nii et kui tunnete antud korteri vastu huvi, siis olge hea, võtke minuga ühendust ja korter on sisuliselt kohe saadaval. Aitäh vaatamast ja loodan, et see video oli teie jaoks kuidagi kasulik. Aitäh!